Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, mis asjad on Notebook LM stuudios sõnakaardid ja viktoriinid. Et jälle õppimiseks üks väga tore asi, et kui ma valin nüüd välja siit jälle mingisuguse materjali, ma ei tea, võtame seekord selle koolitoidu ja klõpsan sõnakaartide peale, siis ta selle materjali põhjal loob mulle sõnakaardid, mis on siis põhimõtteliselt sellised nagu inglise keeles on ta flashcards, et ühel pool on siis mingisugune küsimus või mõiste ja teisel pool on siis vastus. Ja see nüüd jälle, nagu näete, alati võtab natukene aega. Kui ma selle klõpsaksin selle pliiatsi peal, siis ma saan jällegi ära määrata, kas neid kaarte on vähem või rohkem, mis see raskusaste on, kas need on lihtsad või rasked ja anda ka mingisugused juhised, et näiteks, et mida siis nendes sõnakaartides peaks nüüd eriti siis tähele panema, nii et jälle on võimalus nagu modifitseerida. Ja teen, kui siis lahti teen need, siis see töötab siis niimoodi, et mis koolis Bordeaux ja mis koolis Tallinnas võrreldi koolitoitu, ma arvan, et ma tean, Gustav Adolfi gümnaasium, eks ole, ja niimoodi ma saan siis nende sõnakaartide vahel liikuda, eks ole. Vot siin on nüüd, ma peaks olema filmi ära vaadanud, eks ole, mis on tema ametikoht, näete, siin on siis pandud. Kui ma tahan, ma saan neid niimoodi ilusti suurel ekraanil näidata, näiteks kui ma klassis näitan ja 36 sõnakaarti ja siis saab mõelda, kas ma tean nendele asjadele vastust, kes maksab koolitoidu eest. Vot, nii õpilastele on tasuta, nii et saab igasugust sellist infot või näiteks ma saangi enne õppima hakata võib-olla läbi nende sõnakaartide. Nii, lähme siia stuudiosse tagasi ja teine on siis viktoriin. Ma teen siis näiteks siin teeme selle esitluse kohta näiteks viktoriini, siis klõpsan selle peal, valin jälle allika välja, mille põhjal ma tahan ja mulle genereeritakse viktoriin. Jälle ka viktoriini juures on tegelikult võimalus siis määrata, kas seal on küsimusi rohkem või vähem, kas see on lihtne või raske ja mis see teema on või mis see juhis on. Kahjuks nüüd nende puhul, kui ma võtan need mälukaardid ka siit välja, nende puhul on see, et ma ei saa neid siit keskkonnast välja. Nii et kui ma tahaksin näiteks mujal kasutada nii nagu teisi asju, siis neid ei saa. Neid ma saan kasutada ainult siin siis Notebook LM-is selles rakenduses õppimiseks, aga võib-olla need asjad arenevad ja ühel hetkel ma saan seda ka kuhugi mujale lisada. Nii, ja viktoriini genereerimine võtab jällegi natukene aega. Teen ühe pausi ja laseme selle lõpuni teha. Klõpsame selle peal, jälle võin siis natuke suuremalt seda vaadata ja siin ta annab mulle siis küsimused vastuse variandid, mis asus praeguse Gustav Adolfi gümnaasiumi hoonetes enne kooli rajamist, vastan ära ja mulle öeldakse, kas see siis oli õige või vale, antakse ka väike kommentaar, lähen edasi, paneme nüüd siia mingisuguse vale vastus, siis ta ütleb, mis on õige vastus, vajadusel ma võin minna ka siia, kus ta siis natuke selgitab seda, eks ole, et ütleb, et mis see on ja kust allikas see siis pärineb, missuguse slaidi pealt näiteks ja niimoodi ma saan tegelikult kõik rahulikult läbi vaadata ja vastata, et mulle tehti siis 12 küsimust. Ja tegelikult, kui ma nüüd neid viktoriine ja mälukaarte ja kõike vaatan, siin ma saan ka ümber nimetada, kustutada, aga te näete, et siin on ka jagamise koht. Et tegelikult, kui mul on see asi tehtud, siis ma võin seda jagada, aga kui te jagate, kui ma nüüd võtlan selle jaga ja lisan siis siia kellegi meiliaadressi, siis tegelikult ta saab kõike näha, ta näeb kõiki, mis on siis mul siin juba loodud ja saab kasutada, nii et põhimõtteliselt ma võin ka sellise ühe mõnusa tööviiku valmis teha ja jagada, öelda, et õpilased harjutage ja kasutage.